Tervist, on Team Sprindi hommik, ehk siis mina valmistun enda 3. võistluseks sellel olümpial. Täna ootab ees siis tiimi sprint, nagu ütlesin, aga see tähendab seda, et kõigepealt on Uisu sprindi kvalifikatsioon. Minu tiimikaaslaseks on Karl-Sebastian Tremliuga. Meie ajad liidetakse kokku ja kokku on vist 27 tiimi ja 15 tiimi saavad siis eelsõidust edasi finaalidesse. Nii et see on meie esimene eesmärk, see tuleb ära teha. Ja siis vaatame edasi. Hommikul kõik muu ma olen ära teinud, hambad pestud, käisin jooksmas, käisin söömas, õues oli rämer, rõvekülm. Nüüd on tegelikult aeg asjad ära pakkida. Mul on siin kott ja kuhu lähevad asjad sisse siis. See on hea suur kott, see mahub kõik ära. Paneme taastukas. Opa, siin on prillid, millega ma täna võistan. Täna olen siis Radar EV-dega, fotograamlised, musta värvi, väga head asjad. Kaelakaardi peab kindlasti kaasa võtma. Mul on siin kerges segadus, aga vaatame kirtle üle. Küll saan võistlusnumbri kohe see särk, pikavarguga särk, tavaline särk, mingid püksid, peapaela panen siia, kindad lähevad kätte, müts ja puhv siia, jope läheb selga, pärast siis üks Amatseeksi kirsijook, varujakk, soe pesu, võistluskindad lähevad siia, paar paari varusokke, suht on kõik, kombe pean selga panema veel. Nüüd siis bussireis staadionile, kõnnin siit trepist üles, et boksidesse minna. Praegu kõik väga kontrolli all. Läheb ilusti ajad. Nüüd saan korra boksi maha istuda, siis lähengi soojendusele, et selles mõttes on kõik hästi. Pooldamehed testivad suuski, eks siis selle pärast ma muretsema ei pea. Tundub kõik hästi hetkel. Siit kõik tohiks. Saab soojendusele minna, mul on täpselt nii palju aega, et me on ühe ringi läbi teha ja rohkem enne võistlust ei saagi rajal. Täpselt tund ja 2 minutit on mu stardini. Väga hästi ajastatud. Nii stardiväreval siit. Päris jäised olud on. See on hea, eks siis täna on kiired olud. Ja ega midagi, teeme siis sooja. Selle kurvi pärast ma tahtsin rada avatum tulla ka, aga ega see ei tohiks midagi hullu olla. Siin tuleb madalalt hoida ja jalaga teed teha ja on hästi kõik. Võib-olla natuke rohkem väljas sisse minna, kui ma praegu tegin. Paremal pool on nagu rohkem peetitud ja siis siin vasakul võist paremini libiseda. Nüüd siis viimane laskmine. Testime ka ära, kus kurvid on. Ei tohiks probleemi olla. Ja ma olen siin üleval. See on päris hea vaade igale poole. Aga naised alustavad jah, siin meid aita siia soojendusringile. Aga ei mõnus. Kõveme, kuidas Eesti naised teevad ja siis kuidas Tremliuga teeb. Ma olen viimane eestlane täna, kes eelsõitu läheb. Nüüd kui ma enda soojendusega alustan, siis tuleb kõrva midagi head panna. Ja mul on SoundCloudis siuke huvitav playlist, nii et lükkame selle peale. Nüüd on mu soojenduse viimane osa. Ma teen siis 1 minutilise natuke, täitsa kiiresti, siukse mõnusa tempoga, ma pulss ei vaata, aga proovime. Täpselt minut, väga hull. Ja pool tundi stardini. Plaanipärane. Pool tundi stardini tähendab ka seda, et Amatseeks kofeini kellab sisse. Aga enne startima siis, kui riided vahetasin, ma ei rääkinud, aga tunne tegelikult soojendusel kokku oli päris okei. Tundsin ennast hästi, pulss oli madalam kui eelmised päevad, siis teadsin, et kindlasti sain pingevabamalt starti minna. Sain veel enne teada, et Tremliuga mingit ideaalset sõitu ei teinud, ehk siis mul oli palju tööd teha, aga igal juhul ma tahtsin teha enda hea sõidu ja mu eesmärk miinimum oli siis top 30, see tähendab seda, et top 30 selles sõidus tähendab, et ikkagi kui 15 tiimi saab edasi, siis vähemalt miinimum peab olema top 30, et üldse oleks mingid varianti saada edasi.
Aga jah, räägime siis sõidust, näitan seda graafikut nagu ikka, kogemata ma panin jooksutrenni peale, ehk siis siin on nendes minutid kilomeetrile, mitte kilomeetrid tunnis, aga võib-olla jooksjad või kes on jooksmas käinud ja tavainimesel võib-olla see toobki, võib-olla näitabki rohkem täpselt ära, mis see kiirus siis on, et siis kui see kläbujooks läks viraalseks, siis seal oli ka nagu see kilomeetrid tunnis, et kui kiiresti ta liikus seal tõusul. Plaan oli alustada niimoodi, et mul on varu, et ma lähen hooga välja, et mu tõuge on räigelt tugev, aga samas kuna see pauk, mis ma panen ühe kepitõukega, on nii tugev, siis mul jääb taastumisaega, kuni tuleb järgmine tõuge, et siuke tugev tõuge ja libisemine ja lõtvus. Üritasin niimoodi minna välja. Siit on näha, et pulss läheb kohe päris kõrgeks ja juba esimese sirgel sain siis 1:41 minutit kilomeetrile siis ja läksin siia kurviga tõusu. Ma arvan, et selle ma sain suht okeilt veidi, võib-olla oleks tahtnud sealt kiiremini üles saada, aga ei olnud midagi hullu. Siuke tõusu peal siis kõige aeglasem tuli siuke 2:35. Siis oli väike laskumine, kus sain 1:25. See oli siis siuke kurviga laskumine, seal natukene pulss taastus, aga ikka väga mitte. Siis siin tuli see tõus, et sama rada, mis klassikas sprindis, et kes mäletab, siin on siuke, läheb siuke poole peale see tõus. Ehk siis kõige aeglasem olema on saanud siin 3:50 täpselt enne alla keeramist ja siis olen alla keeranud, aga siin kadus GPS ära. Minust eelmine kord oli sama, et ju siis seal on ikkagi see sama jama. Ja siis ma arvan, kurvi võtsin täitsa hästi ja sain päris hea hooga minna tõusu. Ja siis oli vaja tõusul hoida. Ja tegelikult, kuna ma tundsin, ma siia kohta see tõusu alguses tuli varu, kas ma tundsin ennast hästi, aga jah, võib-olla ei olnud ideaalne, aga ma nagu ei kangestunud ära, aga et nagu kindlasti oleks saanud olla veel teravam. Aga jah, siin on näha siis, et kuskil 4-14 minutit kilomeetrile on siis kõige aeglasem hetk mul olnud siin. Ja siis siit sain nukist üle, siin enne seda sain muidugi makspulsi ka 196, et madalam kui mul siin eelmised võistlused olnud on, siis siin ka korra GPS kaob ära, aga siin lükkasin veel jalgadega nii palju laskumisse kui sai ja üritasin siis viimased need sekundid võtta ja ma tundsin, et tegelikult see lõpusirge oli mul päris hea, et tegin jalgadega päris hästi tööd, et tegelikult ilma keppideta jalgadega töö peaks olema kõige kiirem liikumisviis suusal ja siin ongi maks näitab praegu, et olen saanud kuskil 1:37 ja niimoodi alamäge tehes pulss läheb ikka veel üles, see on nagu tegelikult päris okei. Aga jah, tuli siuke täitsa kiire sõit minu ajaks 3:01. Vaatasin, et 19 sekundit oli meie kaotus, mis ei tundnudki tegelikult hull selles mõttes. Ma enne nägin, et Remjuga kaotas 12 sekundit sellel ajal võitjale. See tundus suht okei, ehk siis ma mõtlesin, mina kaotasin äkki 7 ja see on üks asi, mis ma kahetsen, et ma enne ETV-le intervjuud andmist ei vaadanud siis tulemust üle, sest mul jutt oleks natukene olnud teine, sest tegelikult ikkagi lõpuks oli siis see, et meie kokku kaotus oli 19, aga kuna Norra SA vahetus kaotas Kläbole endale ka 10 sekundit, ehk siis meie see kogu kaotus oli väiksem. Ja siis oligi lõpuks oli niimoodi, et mina kaotasin 12 sekundit võitjale ja Trimliuga kaotas 15 sekundit. Et ei olnud minu see kaotus 7, et 7-ga ma oleksin väga rahul olnud, aga 12-ga ma ikkagi ka rahul ei saa jääda ja nagu ma alguses ütlesin, siis see top 30, mis ma tahtsin vähemalt olla, et siuke miinimum siis see ei tulnud ära, ehk siis ma oleks kindlasti rohkem pettunud olnud seal intervjuud andes. Aga jah, ongi huvitav nagu ka klassikas sprindis, siis tegelikult endale ei tundunud nagu nii hull sõit olema, aga ma ei tea, mis see siis on valesti, et ei tule sõit nii hästi välja, kui võib-olla isegi endale tundub, et ma nagu, mu võrdlus ongi see, näiteks Tour de Ski esimene etapp oli, siis ma jäin seal nagu päris napilt välja top 30-st. Aga ma ei tundnud, et see oleks hea sõit olnud. Ja siin ma tunnen, et see on okei, aga olen päris kaugel ikkagi liiderist selles mõttes. 2 asja, mis ma oleks võinud intervjuus ka teisiti öelda, küsisid selle koera kohta. Mallu Pulles midagi ütles siis selle kohta, aga ma väga ei teadnud, aga siis ta küsis, kas ma olen looma läinud, siis ma oleks võinud öelda, et tavaliselt ma lasen ise looma välja.
Või siis, kui nad küsisid lätlaste kohta, kellelt me saime näpid pähe, siis ma oleks võinud öelda, et jah, lätlastele ei tohi kaotada, et kui siis ainult jäähokis. Aga vaatame, mis mu emotsioonid olid siis peale võistlust, kui ma läksin taastavale suusasõidule. Ja nüüd on võistlus tehtud ja pettumus. Nüüd nii, et kui soojendusel ma tundsin ennast täitsa okeilt, siis tegelikult nagu isegi võistlus ei olnud nii hull, siis tegelikult ka mina juba kaotan palju ja tulemus ei ole selline kindlasti, millega saab rahul olla. Huvitav, et ei tea, mis see nagu täna puudu isegi jäi, et võistluse ajal nagu ei tundunud nagu nii hull olema. Aga ju see tõus või ei tea, midagi on, et mis nagu tänase vormi puhul ei sobi, et ma ei ütlegi, et see rada nagu ei sobi või mis iganes, et kui hea vorm on, siis ei ole vahet, mis rada on, aga võib-olla halva vormiga oleks natukene kergem ring, oleksin rohkem varianti teistega võidu sõita. Aga jah, nagu see on valus ikka ja sellega ma üldse ei saa kuidagi rahule jääda, mis täna tuli. Oleks siis veel üks asi, mis natuke lohutaks, et teeks Lätil ära, aga seda me ka ei teinud ja me napilt ei teinud. Ei ole tänasest midagi nagu head vist kaasa võtta. Võib-olla enda puhul on see, et nagu mingi hullult hea sprindivorm ei ole ja ongi tegelikult see, et tegelikult see sprindi konkurents on tegelikult päris retsiks läinud, et kui siin 2 Austraalias sõidavad nii hästi, kes ei ole kunagi nii hästi sõitnud, üks oli 9 vist või mis ta oli nagu räigelt hea, nagu tuleb neile au anda ja tuleb ise vaadata, et mis saaks paremini teha järgmisel ettevalmistusel, et konkurents on tugevaks läinud, kahjuks meile see ei sobi või kas või mulle on see nagu halb, sest ma ikkagi tahaks vist öelda, et ma olen nagu distantsi sõita esimesena ja siis sprinter, et siis on eriti raske, kui see sprindi konkurents on nii kõrge. Ühesõnaga jah, ma nüüd sõidan peale, kohe hakkavad naised ka, vähemalt meie naised said siis sprindi finaali, ehk siis top 15 hulka, nad olid 13-ndad. Kui nad sealt saaks kohta parandada, oleks hästi ja kui tagapool siis 15 kohta on neil kindel. Selles mõttes on ka võib-olla valus, et eelmine olümpia oli just tiimsprint see, kus ma sõitsin hästi. Eesti tiim sõitsi hästi, milles mina ka olin. Aga siis oli formaat teine, siis oli niimoodi, et oli 2 poolfinaali ja 10 tiimi sai finaali ja me jääme enda poolikus napilt välja, aga seal sõidetigi kohe nagu siis 3 ringi ära koos vahetustega ja siis veits hiljem finaal. Et ma arvan, et see formaat meile Aleviga täna oleks võinud päris hästi sobida. Aga need on kõik oleksid. Ma olen juba päris pikalt täppinud, nii et lähme vaatame, kuidas naised sõidavad siis ja äkki leiame Sepoga üles ja nõuame kommentaaridelt. Nüüd oleme siis vaatamas naiste sõitu number 13 on täitsa lõppisegi Läti sai 15. naiste ja sedasi väga haigena. Aga Lätile teevad ikka ära ju, seda ma usun. Aga vaatame, saab huvitav olema. Kahjuks ma sõitu ma ei näita, seda ma loodan, et te vaatasite juba ETV-st. Aga vaatame, mis mu reaktsioon on ja elame tugevalt kaasa. Hulles alustab. Ja läks. Tehakse lärm küll. Davai, Hulles. Nii, väga hea. Juba 4 tiimi taga. Ei, see on täitsa ilus, mis siin toimub. Siin on rahvast küll. Läks Mallu, läks! Ta on 10. kohal praegu, väga hea. Saab seal äkki laskmisse ka veel hääle bussale. No praegu on peaasi grupis olla. Ja 200 on juba eest ära. Ameerika, Rootsi on eest ära. Läks Mallu! Võib-olla siin on huvitavam pigem näidata, mis teeb Hulles, kui on vahetus. Püso, Siim tegeleb temaga. Teeb jalad pehmemaks. Ega siin on mingi 3 minti aega taastada ja nii ongi. Tuleb kõik võimalikult pulss alla lasta ja natuke jalad lõdestada ja nii ongi. Väiksed vahed hakkavad tekkima, aga ilusti istuvad 12. koha peal. Peale seda vahetust on mõlemal üks veel teha. Hulles tuleb, annab üle vahetusega hästi. Nüüd on vaja võtta. Siin Austriad, Poolad veel paistavad. Tegelikult on varianti küll, top 10 võiks tulla. Prantsusmaa, Poola, Austria. Nüüd on kerge vahe. Läks käidi, läks! On kaksikud, ma pean vaatama siin Hollas olema, ma vale nime. Mõlematel on
üks vahetus veel, 10 tiimi on eest ära, aga 11 kohta võetada, see oleks juba, praegu see oleks väga hea, Austriaga teevad siin, kumb peale jääb, 11 oleks hea. Ma arvan, et sellega nad võiksid isegi rahul olla, aga vaatame, mõlemal üks vahetus ainult. Nii ja läks. Kui tavaline vahetus pulles, saab tuulda Austriale. Poola on ka kangi saanud. Siin on varianti. Keidi peab, ta peab ikka väga hea õpputõusu tegema, aga on varianti. Läks, davai! Läks, Keidi! Võtab ära. See on ju top 10 koht, see on elu koht. Oi, siin on varsekki muud. Oi, siin läks kangiks nüüd. Ja nüüd, kui nüüd suudaks suusadel libiseda. Oi. Ootab finiš juba. Okei, Roosi võitud, Sveits teine. Ja Norra, Saksa panevad 3. peale. Vist võtab Norra ära ikka. Kas Keidi saab? Ikka Saksa 3. vist või? Tundus täiega Norra. Tavai, kas Poola sai kangi, kas Austria sai kangi? No top 10 oleks crazy, kui nad ära teeks selle. Aga Keidi andis lootust. Oi, kus nad on? Ei, vahe on ikka. Ja Poola on kindlalt. Austria läheb Poolale isegi järgi. Okei, ikkagi nii huvitavaks ei läinud 10-11, siis nüüd on ikkagi 12. Aga tegelikult tubli tulemus ja mis siin jääb lõpuks mingi 5 sekki jääb puudu. Austria läheb Poolast veel mööda ja päris ilus lõpp ikkagi. Meeste finaal, Kläbo võtab ära vist ja Ameerika teine. Nii kiire lõpp, Itaalia 3. Ja Suurbritannia 5. ju. Ehk siis need võistluspäeva vlogid on sellised pikad jutustamised, sest ma eriti väga videot ja näidata ei saanud, aga ma arvan, et samas soojendusel ma sain näidata nüüd rohkem, sest ma kasutasin neid metabrille. Et selles mõttes äkki sai natuke teistsugust sükest vaadet ka. Ehk siis üldiselt tänasest päevast vaatame seda, see koer jooksis rajal ringi, see oli lahe. Sellest on palju videosi ja mulle see Erri video täiega meeldib, et kes näinud ei ole, siis minge vaadake seda koera videot. Siis Kläbo jälle võitis enda kulla, väga hull, meil on 5 kulda juba sellelt olümpiamängudelt ja selle võrra tuleb jälle see laupäev huvitav, kus lähen siis mina 50 kilomeetri starti ja tema enda 6. kulla järgi. Ehk jah, üldiselt süke mõtlema panev päev, kindlasti rahul ei ole, aga see on sport. Ja ma arvan, et ma juba rääkisin piisavalt sellest. Ehk siis lõpetan selle video siin ära. Loodan, et oli huvitav teil jälgida. Pange follow, pange subscribe, sest 10 000 saab täis. Siis tuleb loost kõigi nende asjadega ja lubasin ka teha olümpiarõngast ja tätoveeringu 10 000 täis saab. Nii et võibolla ärge pange ikkagi subscribe ja follow Instas. Ja näeme siis järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Mis on järsku nii palju rahvast? Inimesed võtavad kohad ära.